jõudu, et olen Tartus Mugasto 8-10 ja põhjus, miks ma seda video praegu teen, on see, et näidata ära, et oksad, mis on kasvanud liini, tihtipeale inimesed tellivad meid, eraettevõtteid, et me vabastaksime need liinid. Tegelikult on niimoodi, et nendel liinidel on liinikaitsevöönd ja siseneda sinna ei tohi ilma loata. Ja antud juhul ka see, mis selle videos on näha siin, et ka sellele puule või selle oksa äravõtmisele on vaja katkestus teha. Ja nüüd, kui eraisik või ütleme, et see teenusepakkuja tuleb seda võtma ja ütleme, et seda väljalülitust ei ole ja kokkulepet ei ole energiaga, siis kui need traadid omavahel kokku puutuvad ja ütleme, et oksa eemaldamise käigus, et siis on pahandust kui palju, sest et lööb ta alajaamas kaitse välja ja hullem veel, kui kaitse ei rakendu õigeaegselt, siis võivad kannatada, saada inimese, ütleme, et pesumasinad, kõik köögitehnika, kodutehnika, mis on siis võrgus. Et on olnud selliseid juhtumeid küll, et ärge ise pussima hakake ja helistage Eesti Energiale, sest et kui me vaatame seda elektriarvet, siis seal on peal kirjas võrguteenus. Et see võrguteenus tähendabki seda, et energia peaks ise oma liinid asjad puhtana ja korras hoidma. Et igal juhul, kui selline olukord siin on praegu, siis me praegu ootamegi väljalülitust, et saaksime siis rahulikult selle oksa sealt liinist ära võtta. Et kindlasti võtke siis teadmiseks selle, et ise ei tasu puutuma hakata ja kui tekib probleem või sellised momendid, siis võtke ühendust Eesti Energiaga ja küsige neilt nõu ja abi. Aga loodan, et siin oli midagi jälle vaatamist ja mõtlemist.